Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja teemaks on, kuidas luua veebipõhiseid esitlusi Soho Docs paketti kuuluva Soho Show abil. Esmalt tuleks teil siis ennast keskkonda sisse logida, selleks te võite luua omale kasutajatunnuse ja parooli, aga lihtsam võimalus on, kui te valite ülevalt paremast nurgast Sign in ja kasutate näiteks oma olemasolevat Facebooki, Yahoo või Gmaili kontot. No mina valingi viimase Gmaili konto, klõpsan siin sellisele G-tähele ja saan siis sisse logida kasutades oma Gmaili konto kasutajanime ja parooli. Kõige esimesel logimise korral küsitakse teie käest luba need kaks kontot ühendada, edaspidi seda enam teha pole vaja. Alguses avaneb siis dokumentide nimekiri, mis ma selle Soho Docs abil loonud olen või mida minuga on jagatud, aga uue esitluse loomiseks peaksin ma valima siit ülevalt vasakust servast sõna Create ja siit alt sõna Presentation. Uude aknasse avatakse siis mulle esitluse loomise keskkond. Alguses peaksin ma panema oma esitlusele pealkirja, või õigemini küll failile pealkirja, ja valima, millise tausta ma võtan. Tausta saab hiljem ka muuta, aga no on ju hea alustada, kui mul on juba midagi silme ees. Ma valin kõige lihtsama ja ütlen siit alt sõna OK. Nii nagu tavapäraselt, nii hakkavad ka kõik veebipõhised esitlused kindlasti alati IT-slaidiga, kuhu läheb kirja siis töö nimi ja töö autor, või kui te olete selle loonud koostöös, siis autorite nimed. IT-slaid paigas võib siis hakata tööd edasi tegema. Kõigepealt tutvaksime äkki hoopiski menüüdega. Üleval vasakus servas on sõna File ja sellele väiksele kolmnurgale klõpsates avaneb teile see tavapärane File-menüü, kus teil on võimalik valida uue faili loomine, olemasoleva avamine. Te võite tuua siia sisse oma arvutist ühe esitluse ja seda töötlema hakata. Te saate oma praegu olemasoleva esitluse eksportida näiteks Microsoft PowerPointi failina oma arvutisse. Te võite luua siit uue versiooni, kui te tahate näiteks natukene mingeid muudatusi teha, aga et kindlasti varasem oleks alles. Te võite vaadata, mismoodi seda esitlust looma on hakatud. Näiteks kui te teete koostöös, siis see on väga hea koht ka vaadata, et kes on seda esitlust üldse loonud, mis sinna lisatud on. Loomulikult saab siis ka selle esitluse siit ära kustutada. Teine väike valik on siin sellised tavapärased menüünupud, kus on siis edasi ja tagasi liikumine, kui kogemata midagi valesti läheb, undo ja redo, ja siis lõikamine, kopeerimine ja kleepimine on ka siin olemas. Ja format menüü, mis siit väikse nurga alt avaneb, on see, kus on kõik võimalused tööks tekstiga. Kui ma teen teksti peale klõpsu, siis muutub ta aktiivseks. Ma saan valida siit kirja stiili muutuse, suuruse, lisada näiteks indekseid, värvi muuta tekstil, paigutust muuta, lisada täpploendi, numberloendi ja nii edasi. Aga ma valin siis praegu uue slaidi loomise, et näidata ka teistes menüüdes peituvat. Võtan siis slaid ja selle nurgakese alt avanevad mulle siis erinevad vaated. No, ma valin siit praegu kohe see teise title and content ehk tahaksin siis lisada väikese teksti osa. Kui tekst on valmis, siis võib tekstiga erinevaid muudatusi teha, aga mina tahaksin siia juurde praegu lisada siis pildi. Ma natukene teen tekstikasti selleks seda nurka pidi venitades tekstiosa veidi väiksemaks, et ma saaks pildi siis hästi paigutada. Pildi lisamiseks, nagu ka muud objektide lisamiseks, on insert menüü. See väikese kolmnurgakese peale vajutades see menüü avaneb ja nagu näete, siis pildi lisamiseks on mitu erinevat võimalust. Kui te valite image, siis lubatakse teile pilt lisada arvutist. Image library tähendab seda, et teil on juba mõned pildid varasematest kordadest lisatud ja te saate siis valida selle juba nii-öelda Soho enda keskkonnast. Image from Picasa võtab ühendust teie Gmailiga seotud Picasa kontoga ja otsib sealt sobivad pildid. Sama on ka Image from Flickr abil, ehk te võite siis need kaks kontot, oma Soho ja Flickri kontot ühendada, te saate otsida sealt kaudu pildid. Ja web search tähendab seda, et te saate otsida pildid
interneti otsingut kasutades, aga ärge siis unustage autori õiguseid, et mitte kõik välja tulevad pildid alati ei ole lubatud. Aga mina valin praegu Image from Picasa ja selleks siis luuakse nüüd ühendus minu Picasa albumiga. Nii otsime siit siis ühe pildi ja lisame selle oma esitlusele. No ma võtan siit praegu selle pildi ja insert. Tööks piltidega on ka mitu erinevat võimalust. Kui te teete nüüd klõpsu parema hiireklahviga pildi peal, siis avaneb pisikene menüü. Siin on võimalik teil siis pilti lõigata, ehk ära võtta ta slaidilt, kopeerida, et mujal kleepida ja nii edasi. Te võite ka pilti muuta. Te saate paigutada pildi teksti suhtes tahapoole, näiteks praegu mul osa teksti jääb pildi varju, ma valin siit range ja send to back ehk saada pilt tahapoole, et tekst ilmus välja. Mis eriti hea võimalus on, ma võtan siit uuesti parema klahviklõpsu, ma saan pilti lõigata siin keskkonna sees, selleks ma valin crop käsu, see ilmuvad kollased nurgad ja nüüd ma sätin need kollased nurgad nii, et järgi jääb see osa pildist, mida ma tahan. Kui ma vajutan nüüd siia kõrvale, pildi kõrval olevale alale, siis alles jääbki see nii-öelda välja lõigatud pilt. Ma teen ta siis natukene suuremaks. Jälle, kui ma tahan teda selle slaidi suhtes paigutada, teen klõpsu pildile ja valin ülevalt menüü Style. Ja siit ma saan veel pildiga üht-teist huvitavat teha, näiteks lisada pildile varje, muuta värve, siis ma saan ta lõigata mingi kujuga, näiteks noolekujuliseks, ma võtan siit korraks ühe noole, näiteks sellise foto saate teha, ma võtan nüüd ülevalt käsu tagasi, et ma saan ikkagi pildi. Aga Style siis. Tahaksin näidata, et kui ma tahan seda pilti paigutada lehe keskele, siis siit avaneb menüü range ja sealt läheb align. Ja kui ma valin siit näiteks align to middle, siis õigutatakse pilt slaidi keskele. Insert menüüst avaneb veel üht-teist, aga selleks, et seda näidata, ma loon siis uue slaidi. Võtan siit praegu pealkiri, title only. Paneme siis pealkirja. Veebipõhiste esitlusteks pluss on see, et ma saan kasutada veebis olevaid videosid. Ja ma tahaksingi praegu panna sellele slaidile video. Insert ja video lisamiseks ma peaksin kasutama seda menüü kõige alumist punkti gadget. Ehk siia saaksin ma kleepida siis video vistutamise koodi. Ma olen YouTube'ist video välja otsinud, valinud siit jaga, otsinud üles selle vistutamise koodi koha, manusta, võtnud ära tärni, et mitte kõiki videosid ei näidataks. Ja parema klahvi klõpsuga valin kopeeri siis sellest vistutamise koodi aknast. Ja sohha aknas siis kleebi. Kood on olemas, okei, ja video lisatakse minu esitlusse. See hakkab mängima siis, kui ma olen selle esitluse pannud esitluse vaatesse. Ma veidi praegu suurendan seda videot. Et väga mugav võimalus. Selle gadget nupu abil saab siia vistutada ka näiteks erinevaid küsitlusi teistest keskkondadest, pilte, üksikuid slaidishowsid, et siin on terve nimekiri, mida toetatakse. Aga insert menüü alt avaneb veel võimalus lisada oma esitlustele jooni, kujundeid. Mis väga huvitav on see, et siit teksti alt läheb välja sõna footer, ehk ma saan oma slaididele teha jaluse, kus näidatakse siis näiteks slaidi numbrit. Ma saan sinna panna veel teate, ma panen siia praegu lihtsalt oma nime. Ma saan näidata seal all ka kuupäeva ja ma võin kuupäeva automaatselt uuendada, et fixed date tähendab näiteks, et on loomise kuupäev ja update see tähendab seda, et sellel kuupäeval, kui ma esitlust teen. Ma võin rakendada seda kõikidele slaididele, apply to all või siis ainult ühele slaidile. Mina rakendan praegu selle jaluse kõikidele slaididele ja ilmus siia slaidi alla äärde. Style menüüd me vaatasime, siin on võimalik siis ka kujundite värvi muuta, efekte lisada ja muud sellist, seesamane paigutamine ja peegeldamine näiteks. Design menüü, mis siit ülevalt avaneb, siin on võimalik siis oma slaidi esitluse tausta muuta, kirjastiiliga tegeleda, kirja värve muuta, erinevaid võimalusi. Animate menüü tähendab seda, et selle abil saate siis
näiteks oma slaidide ilmumise efekte lisada, et kõik slaidid ilmuvad näiteks vasakult. Siis lisada objektidele nii-öelda sisenemise efektid, et praegu tuleks see video siis, kui ma selle valin siit ülevalt, sellise väikese viivitusega. Ja ka siis selle, et kui millise kiirusega või millise käsu peale siis need efektid toimima hakkavad. Slideshow menüüst avaneb siis juba esitluse ettekandmise aken, et kui te valite From Beginning, siis algab esitlus algusest, või kui teil on From Current Slide, siis konkreetset slaidist, mille te olete loonud. Ja siis saate veel siin natukene muid muudatusi teha nii, nagu teile sobib, et mõne slaidi ära peita ja nii edasi. Viewalt avaneb siis seesamane loomisaken. Normal tähendab seda, et vasakus servas on kõik slaidid, keskel on suur ja üleval menüüriba. Siis sorter tähendab seda, et mulle tuuakse kõik need väiksed slaidid ette. Ja master annab erinevaid võimalusi siis esitluse loomiseks. Reviewvalt pakutakse võimalust luua olemasolev versioon ja vaadata siis neid erinevaid versiooni numbreid, kui vaja siis näiteks teksti asendada ja leida. Share nupp on jagamise nupp, mis võib-olla ongi veebipõhiste esitluste puhul üks tähtsamaid kohti. Esimene nendest share võimaldab siis kutsuda omale liikmeid seda esitlust täiendama. Et kui ma lisan siia siis oma meiliaadressi ja ma saan valida siit paremast aknast, mida võib selle aadressi omanik teha. Kas ainult lugeda ja kirjutada või olla ka kaasomanik. See kaasomanik tähendab seda, et tal on õigust ka näiteks esitlust kustutada. No mina jätan, et ta võib siis kirjutada ja lugeda ja jagan seda siis selle kontaktiga. Kui teil on kontakt juba varasemas Soho keskkonnas olemas, siis te võite ka ainult tema nime sinna kirjutada. Share alt läheb välja ka avalikustamise koht ehk publish, et vaikimisi on kõik esitlused privaatsed ja väljapoolt neid otsida ei saa, aga selleks, et siis ka kõik nii-öelda maailm seda näeks, siis tuleks nad avalikustada. Küsitakse järgi, et kas te olete ikka kindel ja kui te vajutate publish nuppu, siis ongi esitlus avalik. Seejärel pakutakse teil võimalust näiteks saata meili peale omale selle esitluse link, jagada seda Facebookis või LinkedInis, kopeerida embed-kood oma kodulehele, et kõik sellised lihtsad võimalused. Ja kui te ei taha enam, et see avalik oleks, siis te võite vajutada siin all Remove Public ja esitlus muutub jälle kinniseks ainult teile nähtavaks. Vaatamata on veel siin all ääres olevad nupud. Siin selline jutumulli peale klõpsates saate oma kaastöötajatega koostööd tehes vahepeal arutleda, et ole hea, pane sina sellele slaidile see pilt, see peaks sul olemas olema või muud sellist. Ja siin on siis ka näha grupid ja inimesed, kellega te parasjagu koostööd teete. Ja paremas ääres siin all on jälle siis nupud selleks, et saate lisada märkmeid oma esitlustele, vaadet muuta või slaidi esitlus lahti võtta. No võtan siis praegu slaidi esitluse lahti, tuuakse eraldi aknasse. Siin klõpsates saan ma siis kontrollida, kas esitlus töötab, kas kõik on nii, nagu ma mõtlesin. No sellele slaidile ma paningi efekti ja hetke pärast peaks siia tegelikult ka YouTube'i video ilmuma, mis siis ilusti mängima hakkab. Et kõik toimib, esitlus on loodud, kui ma tahan teda ainult veebis esitleda, siis alla laadima ma teda ei pea siit faili alt. Kui ma tahan teda ka igaks üks arvutis säilitada, siis ma võin teha siit eksport ja seda näidata näiteks mingil muul juhul. Et selline väga võimekas ja hea vahend. Jõudu katsetamisel!